tšau. Natuke nina jaoks petta, aga see ei ole nohu pärast, see on sellepärast, et mul sõin mädarõika leivaga sülti, mis oli keeles tehtud. Väga oluline info teile teada. Aga väga hea oli. Aga nii kui ma täna tööl olin, tuli ära ilukarp. Mõtlesin, et me oleme siin ühte ja teistpidi seda asja arutanud ja jõudnud vist järeldusele, et ma näitan selle siis kiirelt ikkagi ära, sest on nagu on. Ma jälle ei ole vaadanud, mis siin peaks olema. Aga mina ei tea. Okei. Nats ei oska karpe isegi lahti teha. Nii, hoppadii. Sellised asjad, mis siin on. Mingi sooduskupong koerte toidule, mis on tehtud siis kuidagi selle järgi, milline su koer on, aga ma eeldan, et seda siia, no kuigi saab, ma ei hakka seda tellima. Nii, aga siin on juuksari, must. Minu arvates me oleme seda korduvalt saanud, aga ma ei ole pahane, sellepärast, sest meil mingi hetk läks neid siin paar tükki pooleks. Täna oli tegelikult täiesti kohutav. Ma unustasin ära, et oli koolis nende klassi piltide tegemise päev. Täiesti õudne. Siis ei olnud midagi enam teha. Siis läksin istusin maha õpetajate tuppa. Kassisin natuke. Kassimise käigus ajasin endale veel kohvipükste peale. Noh, päris elu. Ei saa kinni neid juukseid, ma ei saa aru, mis värk sellega on. Nii, siis. Meegisvamm. Täpselt. Väga ei ole midagi põnevat, nagu see juuksarigi. Küll, aga mul oli seda just vaja. Ja ma just mõtlesin, mul ongi vaja minna ostma juurde neid asju, mida ei ole nagu üldse põnev osta. Mida ei ole üldse põnev osta, aga mis nagu on sellised jumestuskreem ja mäleta, mingi asi oli veel. Selle me oleme saanud ka korra. Mul on üks selline, ma tean, ma mäletan, et see on siuke natukene nagu kõvam või nii. Nii, siis on šampoon. Jälle, ma ei saa midagi öelda. Täpselt see, mida mul vaja oli, sest mul on alles ainult see šampoon, mis Kerli tõi mulle Türgist mingi hetk ja tahaks ise seda kasutades, seda väga kiidetakse ja noh, aga muidugi kui on šampoon otsas, ma saan lastele öelda, et teie ei saa pead pesta, sest mina ei raatsi teile šampooni anda, on. Aga me oleme saanud selle, ma arvan, selle sama firma Balsami. Balsam minu meelest, mul on üleval. Šampoon. Põhimõtteliselt tegelikult oleks jumalast hea siuke subscription, nagu siuke ilukarp, mis käiks niimoodi, et saadaks mingi, olekski nagu dušikeeli, käteseepi, šampooni, tavalist niisutavat kreemi, mingit pesuvahendid näiteks, nõudepesukapsleid, nagu siuksed asjad, mida sa nagu, et saaks proovida erinevaid. Ja hinnaga. See on mul hea mõte. Aga ma ei hakka ise seda tegema, nii et kes soovib, võib selle idee varastada ära ja teha. Nii. Siis on kangasmask. Sheetmask. Kookosega. Kõlab väga hästi. Ma tahaks olla hullult tegelikult see inimene, kes kasutab neid kangasmaske. Aga midagi kogu aeg kuidagi ei tule meelde. Aga äkki peaks. Aga need on jällegi külm. Ja mul on niigi dressipluusi peal praegu see kufka, sellepärast, et mul on nii külm. Aga see on jah, toitev näomask. Et selles suhtes super. Nii, siis meil on siin midagi Dishworksilt. Dušikeel, noh, ma ütlesin just, võiks olla siuke karp, ongi siuke karp. Dušikeel. See on näole ja kehale. Kooriv puuvilja happega. Ma ei tea, kas ma julgen seda võtta. Näole kindlasti mitte. Võib-olla kehale. Lastele ma ei julge igaks juks anda. Aga selline.
ja siis on Anastasia Beverly Hillsi kulmu asjandus. Pruun. Oota, vaatame korra. Ma ei julge enne rõõmustada, sest et ma sain ju kuskilt selle Anastasia Beverly Hillsi. Ei, see on ikka see sama, jah. Ma lootsin, et see on see kulmutuss, aga see on see pliiats, mis on toonilt küll väga hea, aga ta on pruun, eks ju. Noh, sihukest tooni, soft, pruun, väga okei, aga ta on mega pisike. Tegelikult iseenesest peaks olema nagu, vist ei tulegi midagi, tuleb. Ta peaks nagu olema selline, et teda nagu kulmukarvakesi põhimõtteliselt saad joonistada, et ta on nii peenike, on. Aga ma ei tea, mul nagu ei ole kätt selle peale. Või ma peaks proovima, sest see, mis mul oli, ma andsin ära kellelegi, ma ei mäleta, kas venna tütrele või kellele ma andsin. Aga see on nii pisike, mõtlesin ka algusest paneks jagasse müüki, ma isegi viitsi hakata seda jagasse müüki panema, sest ma kujutan ette, et siin on, näed, 0,04 grammi. Aga muidu ma olen väga rahul. Juuksari, meigisvamm, just oli vaja, šampoon, just oli vaja. Noh, see dušikeel kooli natuke kahtlane on, aga dušikeeli tegelikult ka just oli vaja. Näomaski, ma ütlen ausalt, ma arvan, ma ei hakka seda katsetama. Ma kuidagi ei taha seda külma lärakat panna endale näkku keset talve. Et selles mõttes, ma ei tea, jah. Aga see kulmu, seda peaks proovima tahtsin öelda saatus. Mulle teist korda selle juba saadab, sest tegelikult asi ei ole saatus, et asi on selles, et nad panevad minu arust neid karpe kokku mingitest jääkidest. Ja selles mõttes ei ole ime, et mitu korda tuleb üks ja sama asi. Aga selline ilukarp, vajalikud asjad ja väga super. Ja nüüd ma ei tea, mis seda saab või millal me näeme. Aga näidatud. Sulle meeldib ka meie uus raamaturiiul siin arvutilaua juures. Mammu tõi talle padja, ta panigi pea peale. No tere hommikust. Ma ei tea, kas teil muidugi on hommik. Et ma praegu lõpetasin tunni. Lõpetasin tunni. Super on, kui hommikul on valge juba. Noh, praegu lõppes esimene tund. Ja miks ma üldse mõtlesin, ma tulen räägin, oli see, et üks laps pärast tunni lõppu tuli ja üks oodake õpetaja. Ma tahan teile kommi anda, siis võttis mulle koti seest ja kommi välja, sest tal oli olnud eelmine reede sünnipäev ja siis ta jagas kommi ja mind ei olnud. Nii et nüüd täna on järgmine, mis päev täna on, kolmapäev ja siis ta tõi mulle kommi. Aga nüüd on selline lugu, et ma jalutan koju ja siis mul on vaja teha ühele Läti kliendile ära üks sotsiaalmeedia haldusasi ja siis mul on õhtul kell 5 koosolek linnavalitsuses ja tegelikult on see täitsa jube, et kohutav traagika jälle, aga ma pean minema selle aasta, või ma ei pea minema, aga mul tuli kutse linnapea selle vabariigi vastuvõtule. Ja noh, kõik naised ja mõned mehed üheskoos nüüd. Mul ei ole midagi selga panna. Tegelikult, ma ei tea, selles osas, et mul on tihti peale nende üritustega niimoodi, et mul ei ole midagi selga panna, ma lähen ja ostan endale ühe kleidi. Ja siis lõpuks ma ei viitsi ja võtan kapist mingi vana ja selles suhtes mul on jumala hea meel, et mul on tegelikult, kusjuures mul on tegelikult üks kleit, mis äkki sobiks, äkki ma saaks sinna mingi vöö peale panna üldse. Ma ei tea, aga teine asi on see, et ma peaks juuksuris ära käima ja mu juuksur on, noh, kuna mul autot ei ole linnas ja
ma ei tea, ma ei ole üldse temalt küsinud, mis ajad tal on ja ma ei tea üldse, kuidas mul see õnnestub. Mõtlesin juba, et läheks see nädal, käiks ära juuksuris, sest mul on see DJ värk ka see nädal on ja aga ma ei tea, mis sellest saab. Rahaga ei taha raisata. Vot, mul tuli meelde, ma käisin eile linnas, sellepärast, et mul lõppes üks koosolek varem kesklinnas ja ma ootasin, kuni Rando mulle, töölt tuli järgi mulle tund aega. Ja siis ma käisin poodides natuke. Selles mõttes, et ma mõtlesin alguses, ma lähen vaatan seda kleiti, aga lõppkokkuvõttes ma ei viitsinud. Või ühes poes käisin, aga seal ei olnud, kus ma arvasin, et võiks olla. Ja siis ma ostsin sealt endale nagu niisuguse kampsunilaadse või asja, poncho, sest et jätkuvalt on külm ja mul on vaja, täna on mul ka see linnavalitsuse koosolekust nagu niisugust viisakat asja peale panna, et ma ei ole päris kindel, kas see mitu mapetit pidi surema minu kampsuni tegemiseks ja kas see on päris tegelikult kohane. Koolis on selles mõttes tore, lastele meeldib ja see on pehme, nad käivad mul pai tegema, see kalli, aga linnavalitsuse koosoleku ja sellistele koosolekutele mõeldes ühesõnaga ostsin, et ma lähen koju, siis ma näitan, siis ma käisin lõngapoes, kuna poisil on vaja hakata sokki kuduma koolis ja ma loodan väga, et see sobib sellepärast, et lõngapoe müüja käest ma küsisin, ütlesin täpselt niimoodi. Laps peab hakkama sokki kuduma, milline suurus vardad, milline lõng võiks kõige parem olla talle, et ta on poiss ka ja suurte kätega ja ma ei tea, mis sellest saab, sest tal on tegelikult need liigplastilised liigesed, et tal siuke peenmotoorika on nagu ei ole siuke, ütleme nii, olümpiamängu võitjate tasemel on ja. Et ma ei tea, aga igal juhul ma näitan teile, siis ma ostsin endale ka, ma räägin ühest sellest asjast projektist ka, mis mul pooleli on heegeldamises. Ja siis käisin realiseerimiskeskus ka tiiru, kuna mul oli aega. Ei saa öelda, et ma sealt väga mõistlikke valikuid oleks teinud, sest mul oli kõht rämedalt tühi ja ma olin rämedalt väsinud. Aga selline väike snäkihaul, sellepärast, et reedel ilmselt, kui meil jääb aega, ma peangi sinna DJ asjale helistama, kirjutama, et mis kellast ma seal kohal pean olema, sest mul on loeng ja siis ma pean, ühesõnaga mõtlesime, et istume enne meil nagu, et sätime valmis ennast ja lähme, aga ma ei tea, kus see on, aga igaks üks selleks jaoks ostsin ka lauale mingit snäkke asju. Vot, ilusat lund saab, polegi nagu lund sadanud sellest ajast, kui see surlumi maja tuli, ei ole ju üldse lund tulnud, et praegu on nii nunnu vaadata. Ja nüüd mul ongi siit koju jalutada natuke. Nii et saab mõnus jalutuskäik olema ja siis ma teen tööd ja siis ma näitan teile asju. Asju. No nii, jõudsin koju, täitsa mõnus jalutuskäik oli, aga mul tuli meelde, et ma ostsin tegelikult poisile ka ühe särgi veel eile, mis see pood oli, kus ma käisin? Siuke seal Port 2 esimesel korrusel. Ja seal oli mingi päris hea soodukas, sellepärast ma ütlesin siukse tavalise T-särgi on ja see on Tom Taylori oma ja see maksis 10 eurot. Nii et minu mõnest nagu päris hea kvaliteetse T-särgi kohta ei saa kurta. Ja siis ma rääkisin see endale nagu koosolekutel käimis, kusjuures selle nagu rippusid need. Ja siis ta küsis, et kas ma soovin kinnist nagu uut sealt tagant, et ta toob. Pärast mõtlesin, miks mul oli vaja see kilepakend on ja. Et tahaks nagu vähendada neid pakendeid, aga juba ütlesin ära, pärast mõtlesin. Aga siin on, kusjuures siin ei ole soodukat isegi peal. Siin on selle täishind on olnud 50 eurot, aga minu arust see oli äkki 20 või midagi. Ja ta on selline nagu niuke, mulle meeldivad hullult need ponchot tegelikult, et ma saangi ükskõik millele ta nagu peale visata ja siis siit üle ja kui tahan panen brossi ja kui tahan teen ma ei tea mida, ei näe ka siit hästi, aga ma ei saa ka minna. Ühesõnaga
ja ta on selline nagu hästi tumepruun ja siis mustaga on nagu sihuke leopardi mustrid sees natuke. Nii et kas ma ei näe praegu välja väga erudeeritud, nagu ma läheks koosolekule tähtsale. Näen küll. Nii, super rahul, väga pehme, väga soe, kes nüüd Pärnus on, siis kui te ruttu lähete, siis äkki neid oli mitu tükki nagu veel seal. Et mega hea asi. Siis lõngapoes käisin, nagu ma rääkisin. No võt, ta on kooli kaasa võtnud, aga igastast soovitati siukest lõnga ja siis suhteliselt paksud sellised vardad olid, et nendega peaks tal olema siis lihtsam teha. Et siuke siis, ta võib valida, ma saan aru, et kas teha sokki või kinnast, on ja. Et eks siis näis, millise valiku ta teeb. Ja siis ma võistsin endale ka siin erinevad need, ma teen seda ühte sellist aastaprojekti nagu, et selline suur päevatekki siis iga kuu, kui palju jõuan, et ma arvan, ma teen selleks üldse mingi, võib-olla hakkangi juba valmistuma selleks vlogmaseks ja siis alustan praegu ja siis on vlogmas ajal hea vaadata, kuidas mul see aastaprojekt on kujunenud. Siis realiseerimiskeskuse haul. Realiseerimiskeskuses oli nii lahe eile. Seal olid nii ägedad müüjad. Lobisesime seal. Aga ma võtsin 2 hummust. Hummus mulle väga meeldib ja just selle firma omad on minu meelest hästi head. Nagu üks on siis tavaline ja teine on tomati küüslaugu oma. Et need on väga head, tervislikud ja mõnusad ja siis ma võtsin nende juurde sellised tortilla chipsid, mis ei ole nagu friteeritud, vaid need on nagu küpsetatud, et need peaks nagu olema veits tervislikumad ka. Mitte, et ma nagu alati kogu aeg hullult vaatan, et kõik peab olema megatervislik, aga nagu kui valida on mingi lahe asi, mis on tervislikumad, siis võib ju proovida. Kestas ma ei tea, sellised 2 pakki võtsin. Siis võtsin hapukurgi ja tilli sellised pruuni riisikrõpsud. Mulle need riisigaletid meeldivad, et selles võttes need on ka täis tera ja igasugused, et ühesõnaga mõnusad siuksed krõpsuasendused. Tulebki praegu meelde, et eile õhtul käisin, et ma ostsin endale ühe selle suhkruvaba Fanta. Sest et lihtsalt mulle meeldib see maitse, see on nagu viinamarja oma. Ja suhkruvaba või mitte. Aga ma olen ka täheldanud seda, et kui näiteks ma ei joo neid suhkruga jooke üldse eriti ja vahepeal, kui ma mõtlesin, et ma ei joo neid suhkruvabasid ja võtsin vahel, kui tahtsin suhkruga, siis mul hakkas hambad valutama nendest konkreetselt. Siis võtsin 2 seda veetse sisse, mis käivad need sidruni ja üks on sidruni ja teine on ookeani. Mulle need meeldivad, aga tegelikult mulle meeldib see, et see Selveris müüakse ühe, ma ei mäleta, mis firma omad ma olen ostnud, et saab nagu täitepakki osta, et sa iga kord ei osta uuesti siis tervet seda nagu mehhanismi, vaid ostad nagu selle täite ainult. Aga sellega on nüüd see jah, et seal eraldi täiteid ei olnud, et muidu ma oleks võtnud lihtsalt ühe komplekti ja täite, aga see, mis siin nüüd, kuidas see nüüd siis, ma ei tea, ühesõnaga ma loodan, et see töötab sama sujuvalt kui see Selveri oma, aga 2 pakki neid ma võtsin. Siis ma võtsin ühe selle õhuvärskendaja. Mulle tegelikult kas ma võtsin 2, ma tunnen nagu ma oleks 2 võtnud, jah. Võtsingi 2, et mulle meeldivad need, üks on siis
selline kaneeli ja ürtide, vaid nende spice'idega ja apelsiniga. Ja teine on siis sandlipuu ja vaniljaga. Ja mulle meeldib panna nad ette koridori, sinna külma koridori. Et kohe, kui nagu inimene majja sisse astub, siis juba seal on nagu siuke hea lõhneb. Ja üldiselt vahel on ka nii, et väiksemas ruumis need nagu jäävad vänged. Et üles vannituppa ma olen pannud ja ta tegelikult jääb suht vänge seal väikses ruumis, et sees koridor on ka väike, aga seal sa ei ole nagu nii pikalt, et see on nagu lihtsalt selline mõnus, kui sisse astud. Siis võtsin käteseepi, ühe täidispaki ja mitte sinna juurde, aga üleüldiselt ma vaatasin, siin oli selline komplekt, mingi 4 midagi eurot, et kavatsen selle panna kööki. See on selline alus puust ja siis on 2 pudelit. Jube tegelikult mõelda, kui palju pakendeid iga asjaga kaasas on. Noh, ei saa, ma saan aru, ei saa ilma pakenditeta, aga see pakendikott, suur kollane, mis meil pakendi kogumiskott on, meil seda viiakse millest kord kuus ära ja ma ei tea, alati on niimoodi, et see on pakendeid tuleb tegelikult rohkem, kuigi ma nagu üritan mõelda selle peale, aga mida sa mõtled? Me oleme sellest rääkinud ka ju. Lähed näiteks ostad hambapastat, hambapasta tuub on karbis. Et noh, selle puhul ma saan aru, et siit peab pehmendus olema nii, aga hambapasta tuub karbis. Võtad karbi ära ja viskad kohe minema. Absoluut vaja ei lähe, seepärast tuubil ei ole vaja nagu karpi tegelikult ümber. Et selles mõttes nagu, noh, neid koguneb. Aga ühesõnaga, siin on jah 2 sellist pumbaga pudelit. Ja üks on siis nagu nõudepesuvahendi paned ühte ja kätepesuseebi paned teise. Ja minu meelest või sinna kööki jumala ideaalne, sest et noh, ma muidugi, mul on nõudmismasin, on ja jumal, ma ei tea, ma ei jääks ellu ilma selleta. Aga vahepeal ikka mõnda asja pesed käsitsi on ja mingit panni või midagi, et siis on nagu hästi hea, kui nõudmisvahend on ka olemas. Nii, siis nende, ja siis ma ostsin tegelikult hummuse juurde 1 paki neid küpsisid ka. Need on nagu siuksed soolased küpsisid, mis on nagu, ma tean, et on head ja me neid üldiselt siuke tipi asjadega nagu kasutame, et see on siuke asi, et ma läksin nagu kindla peale välja. Juhuks, kui need teised ei ole head. Ja siis ostsin 2 pakki karonuudleid, mis on meie peres, ma olen ka jälle rääkinud, aga siuke lastele siuke preemia. Millegi pärast neile väga meeldivad kiirnuudlid. Aga ma ei taha, et nad neid kogu aeg söövad ja siis ma aeg-ajalt ostan, et ja siis ma ütlen, et nad küsivad mingit, et kõht on tühi ja ma ütlen, et aga meil on nuudleid, siis neil on nii hea meel. Ma peaks hakkama seda ära kasutama. Mitte ma tahaks öelda, et ma üritan nagu kõiki asju ära kasutada, aga selles mõttes ma praegu mõtlen, et ma saaks teha sükst asja, et kui sa võtad masinast nõud välja, siis saad kiirnuudleid. Nii, siis ma ostsin hommikuhelbeid. Mingid õuna omad tunduvad väga mõnusad. Helvestega meil on see õunapirukamad. Helvestega meil magusate helvestega on siis see, et nädala ringi on need kollased helbed, kui nad neid tahavad. Aga noh, neid nad, isegi ma ei saa öelda, et nad sööksid korra nädalas. Et aeg-ajalt söövad, aga selles mõttes selline kiire ja hea hommikusöök. Et seal ei ole nagu neid suhkruid ja asju, aga nädalavahetuste ja hommikul siis on neil lubatud neid helbeid, maguseid. Ja see on 2 põhjusel ka, et esiteks on neis väga palju suhkrut, aga teiseks on see, et nad on jumala kalliks läinud. Nii et kui ma ei tea, iga hommik neile lubaks maguseid helbeid, siis mul oleks hommikusöökide eelarve nagu täiesti läbi katuse. Ja üks asi veel, ma ei saanud kuidagi nagu seda jätta ostmata, sest ma olen suur Kinderi asjade fänn ja ma ei olnud sükest asja näinud. Et ühte asja mõtlesin veel, seal olid KitKati šokolaadid, apelsini omad ja sellised, et kui muidu KitKat on, ma ei tea, 4 või ma ei tea mitu seda pulka siis, mida sa lahti murad, siis need olid pakk 2 nagu, väikseid pakke. Aga noh, ma mõlemat ei tahtnud osta. Ja siis ma võtsin seda. Nii, vaatame, need on nagu siuksed väiksed
koogikesed. Proovime siis kohe ära. Hommikusöögi aeg. See kell on 10. Et vaatame. On päris kõva. Pildi peal näitab, nagu siin peaks sees olema nagu mingid šokolaadikihid. Aga ma küll ei näe. Näete üldse. Nagu tavaline sai tundub. Päris veider, seepärast, et siin pildi peal on nagu oleks, nagu on ja, et seal vahel on see šokolaad. Aga no siin on mingi šokolaad sees küll, ma tunnen maitset, aga ma ei näe seda. Väga veider. Või nagu ma tunnen seda šokolaadi tekstuuri. Sai on iseenesest nagu siuke 5 vilja sepiku maitsega. Konkreetselt 5 vilja. No, ütleme niimoodi, et kohv on mul seal kannus, tegin just uue, et sinna kõrvale on võib-olla päris hea. Aga jah, selline saak siis realiseerimiskeskusest. Ja nüüd ma pean minema tööd tegema, nii et ma selle vlogi tõmban siin kokku. Aitäh, et sa vaatasid. Ja näeme juba, siis kui näeme loodetavasti mõne päeva pärast, ehk keegi ei tea. Tšau!